aga räägime praeguse meditsiinitöötajate streigi valguses sellest, millest kirjutavad lehed, et üks, mis juba kindel selle streigi tõttu on see, et tõenäoliselt meditsiin läheb kallimaks ja tõenäoliselt järjekorrad lähevad pikemaks, mis tähendab, et me peame otsima endale võimalusi, kuidas iseennast aidata või alternatiivsemaid võimalusi, kuidas haiguse korral siis ikkagi terveks saada ja ellu jääda. Seetõttu me räägime täna natuke looduslikumatest ravivahenditest ja kaks loodusravipropageerijat, ma võin küll öelda, istuvad meil täna õhtul stuudios. Isa ja tütar, tere tulemast! Tere. Virgo Mihkelsoo ja Nelli Vahtramaa. Ja väga palju loomulikult on looduslikke abivahendeid ravimtaimedest, mida te olete teinud ja tänu millele väga paljud inimesed on abi saanud. Aga üks asi, mida te olete nüüd võtnud endale sihiks ja eesmärgiks teha, on salv kärbseseenest. Ja see kõlab kõik ikka väga hirmsalt, sellepärast et kärbseseen, nagu me teame, punane kärbseseen on mürgine ja inimesi on õpetatud ikkagi sellest kaarega mööda käima. No mis kärbseseenest siis tervislikku saab olla, Virgo? Kui vaadata neid ravimtaimede katalooge, teadmegi, siis seal koos ravimtaimedega alati on punane kärbseseen ka sees. Nii ta on juba ravivad omadused, kärbseseen on juba avastatud sadu aastaid tagasi. Ja kärbseseen on väga hea ravimtoimega, sellepärast, et temas sisalduvad ained oma struktuurilt on lähedased neuromediaatorid, mis peas, eks ole. Ja siis nad hästi mõjutavad aju tegevust. No sellest tekib ka see, et kärbseseen teeb uimaseks nii edasi, ta ei mürgita, eks ole. Aga ta teeb uimaseks ja ühtlasi siis ka, eks ole, Peterburi teadlased on tõestanud, et nad kõrvaldavad ajust tekivad häired ajutöös. Ja sellepärast me hakkasime pöörasime tähelepanu kärbseseenele. Esiteks ta on meil siin kõikjal olemas. Ja teiseks me saame oma välja töötatud salvi, mis on universaalne salv, käivitab ise ravimise jõud, täiendavalt lisades talle kärbseseent. No meil on kärbseseen natuke siin kuivatud kärbseseen ka näha. No Nelli, ma ei ole küll kuulnud, et Eestis keegi oleks kärbseseenega ennast ravinud. No. Olete te kuulnud, et kuskil keegi ravib kärbseseenega ennast? Jaa, olen kuulnud. Sellest meil on Facebookis konto, on remedivei.ee konto ja seal inimesed on ise kirjutanud ja rääkinud, kuidas nad on ennast kärbseseene abil juba, nende vanaemad on ennast ravinud, teinud tinktuuri viinaga ja määrinud oma valutavaid põlvi ja sellest saab ka folklooris palju lugeda, nii et see ei ole nagu midagi uut, aga vahepeal on lihtsalt selle kärbseseene nagu hirmsaks selliseks mürgiseks asjaks kujunenud, et kõigil on nagu väga hirm, aga paljud ma tean, et söövad seda. Lähevad nad lähevad metsa, korjavad seeni ja siis iga kord, kui näevad kärbseseent, siis võtavad sealt ka ühe ampsu ja on väga head ja terved. Just eile oli siin üks kõne, kes isale helistas ja rääkis sellist lugu, et... Kuulge, kuidas me kutsume inimesi üles, kui te näete, siis me räägime punasest kärbseseenest, mitte ei rohelisest, ei valgest. Et kui inimene näeb metsast punast kärbseseent, ärgu mingu mööda, vaid maitsku. Ja meil on veel andmed, et Põhjamaal, eks ole, naisterahvad korjavad neid kärbseseenis, kupatavad nagu tavalisi kuuseriisikaid ja siis söövad niisama, eks ole. Nii et see on tegelikult see mürgiaine seal, muskariini on seal õige vähe sees, nii et ta tegelikult, nad isegi need seenespetsialistid ütlevad, et punane kärbseseen on mürgiste seente hulka juhuslikult sattunud. Nii et temaga, kõik seened võivad olla mürgised, kui neid palju süüa. Kui kärbseseen sööd 4 kilo korraga, siis võib sul tulla mingi tervisehäda. Aga kui seda on salvi sees veidike vähe, siis kärbseseen mõjub hoopis teisiti inimesele ja isegi ravimalt. Kärbseseen siis mõjub, eks ole, ravimomadusel tal tulevad välja. Me käisime 3 inimesega rääkimas, kes on salvist abi saanud ja siin on nende lood. Pikka aega otsiti mu kaebuse põhjal diagnoosi ja tulka aega ei leitud, siis kui leiti, siis sain teada, et põen autoimmuunhaigust ja valdkonnaga siis näärmete ja limaskestade kärbumine. See autoimmuun on selline süsteem, mis peab kaitsma meid kõige selle eest, mis väljast sisse tuleb. Ja kui see jääb haigeks, siis ta pöörab otsa ringi ja ründab sind ennast. Ja minu puhul ta siis ründab süljenäärmeid ja silmalimaskesti. Ja kuna ravi ei ole, siis tuli minna alternatiivi peale.
ja nii ma siis otsisin, kuni ma leidsin ja sellega ma siis olen määrinud ja see toob mulle sülje suhu. Suu ei ole enam nii kuiv, et segaks elamist. Aga ta ei ole nii piisav, et ta hoiaks ära suuõõne probleemid, nendega tuleb eraldi tegeleda. Kõige tõhusamalt olen ma tundnud just liigesvalude puhul sellest salvist abi, ütleme puhtalt isikliku kogemuse põhjal. Kuna ma olen töötanud 3-14 aastat massöörina, siis on massööride üsna klassikaline häda see, et randmeliigesed saavad kannatada, kuna suure koormuse tõttu ja kuna ma tegin ühe korra veel kaljuronimist, kus ma venitasin need käekõõlused välja ja üsna põletikulise protsessi sain randmetesse. Nii et randmeliiges, põletik ja kõõlusvenitus oli see, mis oli kohe esimene isiklik kogemus, kus ta mind aitas. Ja hiljem ma olen kasutanud seda ka põlveliigese puhul, kui ma tundsin sellist valulikkust. Mind on näidanud see kukkumises, näiteks kui ma kukun, siis tekivad näiteks sinikad, siis ma panen sinikate peale endal ja need kaovad ära. Närvivalud igal pool, siis ma kasutan ka seda muidugi. Siis kui mul on näiteks suus on need villid mõnikord, siis ma panen ka nagu patitupsuga panen suhu selle. Nii et seda võib nii sisse võtta kui peale määrida, jah? Jah. Mina olen isegi võtnud sisse seda. No endale suupiirkonnas. No kuidas ta maitseb? No alguses on ikka rõve värast väärjab ära. Oleneb muidugi sellest haavast, mis sul on. Siis mina ma tavaliselt panen peale ja määrin endale sisse selle, nii palju kui saab. Kuhu te täpsemalt siis määrite seda? Siin, kus süljenäärmed on, põskede all ja siin all. Mis on igapäevane tarbimiskoht meie peres, nii minul endal kui mu 7-aastasel tütrel ja minu 70-aastasel isal, et on viirushaigused, kui on juba esimesed märgid, et mingi haigus hakkab ligi hiilima, rääkimata köhast nohust, siis on kohe niisugune strateegilised kohad. Jalad-allad sisse salvida, hüppeliigesed ja köha puhul kindlasti rinnak ja selja tagant kopsupiirkonnad. Ja mu kogemus on näidanud, et just lapse puhul, et 3 päeva maksimaalselt see haigus kollitab ja ei mingit jäägnähtusid ega muid rohtusid ei olegi vaja olnud. See salv on aidanud ka muudel puhkudel, kui näiteks oled ära külmetanud, kuskilt ära venitanud või autoga sõidad, vahest aken on lahti. Ka sellel puhul kõik need pinged ja löögid ja põletikud, ta võtab kõik ära. Ta on, no kuidas võiks öelda, üsna spetsiifilise lõhnaga, aga kindlasti mitte halva lõhnaga, tal ongi mee- ja ravimtaimede lõhna. Et päris kindlasti ei ole tegemist imerohuga, aga väga tõhusa ja väärt ravimiga. Kuidas te saate kindel olla, et see tervenemine on olnud just tänu selle kärbseseene salvile? Võib-olla oli see usk tervenemisse see, mis hoopis tegi täiesti võib-olla tõesti. Ma ei väida, loomulikult ma ei saa ju surmkindlalt väita, eks ju, et see salv on, aga isegi kui on see olnud, no julgen siis öelda, võib-olla 50-50. Kas selle salvi kasutamisel on ka mingeid kõrvalmõjusid? Ei ole. Mitte ühtegi? Mitte ühtegi. See ei saa olla, see on taim. Siiski nii palju võin öelda, et mõned korrad, kui ma olen tütre köha ravinud sellega, siis umbes 4. õhtul, 4. päeval on tulnud pisikesed punnid, mõned üksikud punnid siia ette rinna peale. Millest see salv koosneb? Ma arvan, et ta koosneb meest ja võib-olla mingist õie, mingi tõit on seal sees. Aga muidu ma ei tea, mis seal võib olla. Aga ma ütlen sulle, et seal sees on ka kärbseseen. Jah, see täitsa tavaline tunduda. Aga kärbseseent metsas ei lubata isegi käega puudutada, rääkima sellest, kui sa seda sööd, sa võid juba 10 ära surra. Ei oska öelda. Ma ei põe nagu selle pärast, et seal võib midagi sees olla niimoodi, et peaasi, et ta nagu ravib. See salv sisaldab siiski kärbseseent, mis on väga mürgine. Mis annab teile kindluse seda siiski kasutada? No annab kindluse sellepärast, et farmaatsiatehas kasutab palju vingemaid mürke salvide ja kõikide muude ravimite tegemisel. See kärbseseen on tegelikult niisugune, kui te kupatad teda 3-4 korda ära, ta võib süüa, kui eemaldada punane see kiht peab. Kärbseseene on erinevaid.
väga mürgine on teatavasti valge kärbseseen. Salv ei sisalda valget kärbseseent. See on meemääre, sest ta on põhiliselt tehtud mee baasil ja kärbseseent on siin nii vähe, et kui on, siis on kärbseseene tõmmis ja sedagi 1% kui sedagi. Kui palju sa muretsed selle pärast, et seal võib kärbseseen sees olla? Mitte üldse. Kas teis ei tekita hirmu fakt, et Ravimiamet ei aktsepteeri seda salvi ja ei luba ka müüa? Teate, minu puhul ei teki seda hirmu. Ma olen varem ka kasutanud ravimtaimi ja olen ka ise neid korjanud ja mul on nad kodus 22 nimetust olemas, ma tarbin neid. Ja kindlasti mitte, kui Ravimiamet keelab, siis mina kasutan. Ei, mind see isiklikult ei hirmuta. Mind hirmutab hoopis rohkem see meeletu tabletindus ja ravimite kohati täiesti arutu söömine ja tarbimine. Aga sa ei karda seal seda, et pole seda ikka nii põhjalikult uuritud, äkki teeb midagi halba su organismile ka? Sa oled veel nii noor. Ei karda. Me kuulsime neid kogemusi, siis kuidas see salv toimib? Meil oli probleem, et kui ma tegin meie segudest tabeli, eks ole, et kui palju meie seguseid võivad erinevaid olla, et ravida haigusi tuli üle 3000 neid. Aga kui sul mingi häda käes on, peaks olema mingisugune kodus universaalne igal inimesel apteekis, et saaks kohe käe pärast võtta, eks ole. Üks asi. Teine asi, me kõik teame, et valu võib olla inimesel mingist traumast, mingisugune ummik seisnes, kivi pani mingi kanali kinni, aga põhiliselt valu tekib ikka sellepärast, et valu on sümptoom, mida organism genereerib, et öelda, et midagi kuskil on korrast ära. Ja nüüd, kui tavaliselt öeldakse, salvilega öeldakse, et valuvaigistiv salv, no ütleme üldse, aga ta ei ole valuvaigistiv, see üldse vale, sest kui sa valu ära vaigistad, siis sa kaotad selle sümptoomi ja üldse ei saa teada, mis sinuga juhtub. Näiteks on inimesed, kes ei tunne üldse valu, siis nad ei saa üksinda elada, sest nad panevad näpu kuskile, keevad vee sisse ja ei tunnegi, kuidas see ära keeb otsast, eks ole. Ja nüüd me hakkasime mõtlema, meil muidu tuli häda ka, eks ole, abikaasa valas keeva vee omale jala peale, maailmatu jalg oli kõik põlet, kogu aeg valutas 2-3 päeva. Ja siis me võtsime need kõik andmed kokku ja tegime niisuguse põhimõtte realiseerisime, et et käivitada ise ravimisjõud kohe, eks ole, kiiresti, ütleme, kiires korras. No, et organism on ise ravimisjõud, see on kõigile teada, kes teavad placebo-efekti. Placebo-efekt on, tähendab inimesele mingi usk, mingi see veendub ja nüüd magavad ise ravivad jõud, eks ole, ärkavad. Ja inimene saab nimelt sellest haigusest, mis vaja lahti. Täpselt selleks on mõeldud ka see salv. Kui selle salvi määrid valutava koha peale, siis organism käivitab ise ravimisjõud. No käivitab ja kui ta käivitab, no see salvis on sees ka niisugused komponendid, mis varustavad, no ütleme, kiirabisüsteemi, eks ole, varustavad vajalike ainetega ja bioaktiivsete komponentidega, et see tervene see protsess saaks käivitada. Ja organism, eks ole, selle protsessi käivitab ja enam ei hakka valusignaali genereerima. Ma ikka pean küsima ka seda kõrvalmõjude kohta, et kui see sisaldab kärbseseent kuigi hästi vähe, siiski kärbseseenes on selline aine nagu muskariin, mis tegelikult organismile mõjub toksiliselt ja võib tekitada mürgisust. Sellest on Kuulo Kalamees kirjutanud, kes on siis emeriitprofessor ja väga palju seeneraamatuid kirjastanud ja välja andnud, et muskariin, et üldse ükski kärbseseen tegelikult ei sisalda nii palju muskariini, et ta võiks olla mürgine ja konkreetselt kärbseseenes punases on seda 0,0003%. Mingid kõrvalnähtusid sellel selliseid ei ole, et inimesed võivad? Kõrvalnähtused me selles, me tegime salvide, üldse meie segudus me teeme. Mee baasil, aga mesi on kõige parem antitoksidant. Nii et kui ongi mingisugune, ütleme, võib juhtuda tõesti mingil nooren inimesel või kuidagi mingisugune kõrvalnäht, siis mesi seda nivelleerib ära, eks ole. Ja isegi need arstid, kes teavad meie mõjust, eks ole, kui ravimite tarbimisel tekivad mingid kõrvalefektid, siis esimesena abilisena on mesi. No vot, arstide juurde te tulite ja arstidega me tegelikult ka läheme edasi. Me käisime küsimas tõesti doktori käest, mida ta sellest arvab ja ka mida Ravimiamet arvab, sest nii lihtsalt need asjad selle salviga tegelikult ei ole, kui praegu pealtnäha juttude põhjal tundida võiks. Kuulame siis, mida arvavad sellest doktor ja Ravimiamet.
kas seda salvi võib pidada ravimiks? Ei, kindlasti mitte. Nii kaua, kui tal ei ole tõestatud toimet, nii kaua ta kindlasti ei ole ravim. Raske on selle salvi kohta praegu midagi arvata, sest meil ei ole väga täpselt teada, mis seal sees on, eriti mis puudutab seda kärbseseene osa ja milleks seda kasutada plaanitakse. Et väidetud on tootja poolt rist, et aitab valu ja vähi vastu, mis on väga laiad mõisted. See vajab veel täpsustamist. Kus sellisesse salvi peaksid inimesed suhtuma? Inimesed võiksid sellistesse väidetesse suhtuda kaine mõistuse ja kaunis kriitilise meelega. Ja kui neil on soovi kasutada alternatiivseid tooteid, seda eriti raskete haiguste ravimiseks, siis kindlasti tuleks nõu pidada arstiga. Iga natukese aja tagant tekib rahva hulgas mingisugune uus asi, mida usutakse ja mida püütakse kasutada ja ma arvan, see on olnud 10 aastaid niimoodi. Kui sobilik on kärbseseen ravimiks? Enne teaduslikke katsetusi on võimatu öelda ja see kehtib ka teiste ravimtaimede kohta. On teatud ravimtaime, mille korral need korrektsed katsetused on tehtud ja näidatud, et nad on efektiivsed. Aga enamus ravimtaimede kohta me teaduslikust vaatevinklist vaadatuna me ei tea tegelikult, et mis annusesse neid tuleks manustada, millisel viisil, kui sageli, kas neil on ja kui siis millised on oodatavad kõrvaltoimed ja see teeb nende kasutamise ikkagi nagu praktilises meditsiinis äärmiselt keeruliseks. No tegelikult ongi 2 võimalust, et kas on ravim või ei ole, et see sõltub sellest, mis sinna sisse pannakse ja ka sellest, mis sinna peale kirjutatakse, et selles osas meil praegu veel täit selgust ei ole. Millal see tuleb? Kui me saame tootja käest rohkem andmeid, kui tootjal peaks selle toote vastu edaspidi huvi olema. Palju teil praegu andmeid teile esitatud on? No kaunis vähe, et selle põhjal lõplikku järeldust teha ei saa. Et on öelnud, et on kärbseseentest ja lisatakse igasuguseid vedelikke või mis ta täpselt öelnud on? Nad on öelnud, et see salv koosneb erinevatest rasvadest, erinevatest ravimtaimedest ja et võib-olla siis pannakse sinna ka kärbseseent hulka. Kui tegemist ongi tõepoolest salviga, kuhu seda kärbseseent satub sisse väga vähe ja väidetavalt on tegemist ohutu tootega, ent samas lubavad tootjad tervenemist rasketest haigustest, siis võib olla tegemist tarbija eksitamisega. Kui tõepoolest peaks olema tegemist tugeva toimelise preparaadiga, siis võib see olla ühtlasi ka ohtlik inimese tervisele. Seda tuleks enne kontrollida, kas ta imendub läbi naha ja kui ta imendub läbi naha, siis kui palju, milline on see kontsentratsioon, mis tekib veres sellest ainest konkreetselt ja siis me saame juba edasi mõelda sellele, et kas seal võivad olla ka teatud kliinilised avaldused. Ravimiamet ei ole praegu selle salvi suhtes mingeid keelde rakendanud, et me tahaksime isegi teada saada, millega täpsemalt tegemist on. Kui ta peaks osutuma ravimiks ja ta ei saa müügiluba, siis seda toodet müüa ei või. Ravimiamet annab müügiloa sellistele asjadele, mille efektiivsus, ohutus ja kvaliteet on tõestatud. Kuidas sa seletada seda, et paljud on saanud abi sellest salvist? Teaduslikust seisukohast lähtudes tõenäoliselt on placebo-efekt, aga arsti seisukohalt lähtudes mõtlen, ma tõesti ei tea, et tõestatult seda toimet ei ole ju keegi suutnud näidata. Kas selle salvil võib siiski olla valuvaigistav toime? Kui me võtame ühe placebo-efekti, siis placebo-efekt valuravis on umbes 50%. Ehk et kui inimene väga usub ja ta on see inimese tüüp, kellele placebo toimivad, siis ta võib saada usuga ja midagi kasutades tõesti valude vähenemise. Üsna skeptilised olid nii Ravimiamet kui ka doktor Nelli, kuidas te kommenteerite? Kommenteerin nii, et praegu on ta meil viirasalv, kus ei ole kärbseseent sees. Me katsetame ise enda peal, oma pereliikmete peal, oma koduloomade peal seda salvi, kus on siis juba ka vereurmarohi sees, mis on tugeva valu ja vähki pärssiva toimega, samuti kärbseseent. Me ajame kõiki asju ametlikult, et see oleks kõik seaduslik, kooskõlastame asju Ravimiametiga ja tahame, et see siis jõuaks siis ükskord, teeme kõiki vajalikke katseid, mis on siis ette nähtud ja siis, et see jõuaks ka ravimine. Missugune see teie enda jaoks kõige mõjuvam paranemise lugu on, mida te olete tänu selle salvile näinud? Sest nagu doktor siin ka ütles, et pole ühtegi tõestust, et see asi toimiks. Isa, võib-olla sina räägid sellest kooma loost. No me enda peal oleme näiteks, kui abikaasa, kui me tegime see salvi valmis, eks ole, mingisugune apteegi preparaat seda põletust jala peale ei saanud lahti, eks ole, siis ta määris seda salvi ja järgmine päev hakkas see paranema. Ja ma saan, et ka vähijuhud on
Ja, et ta on ka vähi puhul on aidanud ja need inimesi on, kes on tagasisidet saatnud ja meil on ka koduleheküljel on praegu üleval väga põhjalik info, mille me riputasime oma uuest, tähendab Virgo Ludmilla Mihkelsoni raamatust. Seal on 20 lehekülge, kuidas siis looduse abil ja ise ennast aidates vähist jagu saada. Viimane küsimus, missugune on selle salvi tulevik? Ma tean, et te ajate seda loodusravi asja väga põhjalikult, see on üks väike osa sellest kõigest. Kus poole te teel olete? Praegu me registreerime ta ära kosmeetilise salvina, kus ei ole kärbseseent ja seda vereurmarohtu ja siis hakkame ajama paralleelselt asju, et siis seda ravimiks siiski teha ja seda ka turustada nii viia kogu Eesti rahvani ja loomulikult ka rahvusvaheliselt. Plaanid on suured. Aitäh igal juhul täna Nelli ja Virgo meile külla tulemast ja sellest kõigest kõnelemast. Ja eks me siis jälgime, kuidas teie arengud ja asjad sellega seoses lähevad. Aitäh veel kord!